tööga, mille abil lavastame teile Eesti hobuse ajaloo ning arenemise. Lavastuses toome teie ette meie enda Eesti hobused, Tori hobused, Eesti raskeveo hobused ning näitame teile ka käesoleval hetkel spordis edukaid hobuseid vastavatest eelpool nimetatud tõududest. Lõunapoolsematest metsadest siia hobused ja teised ka inimesed. Eesti hobune on olnud siin sama põline elanik kui me isegi. Metsiku Tartani järeltulijas sai ajapikku vaikse inimese olulise kaaslane. Kodustatud hobune tegi tööd ja osales arvukates sõdades. Ajalugu on tinginud selle, et Eesti hobuse pelgupaigaks sai Lääne-Eesti koos oma saartega. Pilt, mida näeme täna, ei ole tuhandete aastatega kuigi palju muutunud. Rannaniitudel söövad vabad karjad, just nagu sõjad ja karmid talved ning hävitustööd oleksid siit üle käinud. Turutööloom teeb oma tööd endise lisadusega, ainult ülesanded on tulnud juurde. Eesti hobune on olnud alati kasutuses nii veo- kui ka ratseloomana. Raskemate põllutööde kõrval vajati ka kiiret sõiduhobust. Hea hobuse omamine oli auasi ning tõi rikkust. Parimate selgitamiseks on ammustest ajast peetud hobuste ilutusvõistlusi ja jõukatsumisi. Ka hobuste värvused on nende omanikke alati paelunud. Ajaga on muutunud Eesti hobune üheks värvusterikkamaks tõuks maailmas. Erinevaid värvuse esineb üle 30. Eestimaale kerkis üle 1000 mõisrahva, kus härrasrahvas pidas loomulikult ka hobuseid. Tööhobuste kõrval toodi välismaalt sisse uhkeid sõiduhobuseid meelelahutuseks ning välja peetud kaarikusõitude tarvis. Hea sõiduhobune oli tarvilik kiireks jõudmiseks mõisatest linnadesse. Saksad pidasid ka jahti hobuste seljas, sõitsid võidu ja niisama lustiks.
ja väike tähelepanek, lugupeetud pealtvaatajad, on lubatud plaksutada. Põllumajandus nõudis üha enam. Suuremal maala enam vilja, rohkem suittoiteteks suuremal maal abile. Põlludel oli vaja suuremat ja tugevamat hobust ning taariku enda kiiremat ja vastupidavat jooksvat. Toris, Pärnumaal hakati kujundama Eesti hobuste ja importhobuste kokkuristamise abil nõudmisele vastavat hobust, kes teenis kõrvulkuuniks traktoriga välja sõid. Täna teeb suur ja uhke Tori hobune sporti, kuid pole unustatud ka tööle. Kõllamesti torna, ei Tori tähku, päevaniku muhand, meile vilendab maa. Kanad lõõvad meile musta Tori näkku, aga teelõppe otsis lõitis ta. Kanad lõõvad meile musta Tori näkku, aga teelõppe otsis lõitis ta. Hobusel on valu, raisumad rangid, musta kaardaks lähmimeks lõmmed jood. Kihutame nagu kõrgevad kandid, enne kanto lihtsalt veel korda kood. Kihutame nagu kõrgevad kandid, enne kanto lihtsalt veel korda kood. Tori hobune leidis auväärt kohaga Eesti Kaitseväe Raksaväe ridades, kus täita tuli õige mitmekesiseid ülesandeid. Ka hüppamine ohvitseriga sadulas on Tori hobusele pööras ülesanne.
Virumaa kodus meie kolmandale hobusele, Eesti raskele hobusele. Tugev maa ja rasked mullad ajasid aga kõige tugevamaid hobuseid. Sinna sobitusidki rüütleidki täisvarustuses vedavad arteegid. Suured, tugevad ja rahumõistvad hobused, kes täna veel on hinnatud tarvilised tööloomad. Igale raskele hobuse omanikule oli ja on tänagi auasjaks osaleda peovõistlustel, kus võitjaks kroonitakse ikka see, kes kõige raskema kelgu liikuma jõuab tõmmata. Külatudel kunagi ära öelnud. Võimas hobune peab kummuli terve külatäie lõbusaid noori. Eestimaa on olnud ka sõdade tallemaa. Mitmete suurte riikide jaoks olulises paigas asetsevast pisikesest riigist on käinud üle lugematu arv sõdu. Ilma Eesti hobuseta pole peetud siiamaani ühtki sõda. Võib-olla ei oleks me praegu need, kes me oleme, kui meil oleks oma hobused. Ma tean üht meest üle suure vee, kelle lugu ma jutustan. Ta tahtis minna üle 3 maa, mille taga ta vabaks sai.
ta astus õue pimena lõõr, kui aeg oli küpseks saanud ja murul süda rinnas oma teed tema teretas. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Esimene maa oli mättaid täis, nende talada koterdas. Mineviku hõng ja hingus teda maha materdas. Üles astuda murede mäest, kui tuul on veel vastu ka. Pole lihtne, kui liialt öelda, ta silti ei unusta. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Ei ole kõik nähtud hobutõud võõrad meile tänapäevalgi. Väike jaapannatlik Eesti hobune õpetab meie lapsi ning näitab turistidele Eestimaa korratud loodust. Me täname Sirje Haldus, Jens Randlaht, Miia Turu, Kristiina Klaassen, Karmen Klaassen, Kirke Põldsalu, Birgit Loik ja Triin Kattel. Eesti hobune on aga isegi spordis maailmareedile jõudnud. Teie ees olevad Marii-Helen Raidmets ja Rokit osalesid 2011. aasta esimeste eestlastena polide Euroopa meistrivõistlustel. Tänane lisaks Kaisa Markenberg, Priit Reinaus, Heleri Heimbrand, Mari Soomer ja Kati Raidmaa. Ka Toonihobune pürib laia maailma kuisülikas sportlane, Keter Kandur ja Palladio osalesid tänavu Põhjamaa meistrivõistlustel ja on ka tänavune Eesti meisterkaal. Cornelia aga on parim 6-aastane noorhobune 2012. aastal ning teda esitleb teile Helen Duarjanda. Täname ühtlasi kõiki näidendis osanud praeguseid, endiseid ja tulevasi sportlasi. Ikirid Randlaht, Magnus Järve, Camille Mahoni, Elle Maido, Karoliine Sada, Monika Parker, Priit Reinaus, Angelik Maasik, Sirli Tilman, Erik Tuiman, Argo Taur, Katrin Kinno, Kristiina Prohorova, Toomas Pali, Jürgen Mark,
ja Regina Kukla. Kindlasti ei jätame meie ette toomata ka meie kõige suuremaid sõpru. Eesti raskeveo hobune kannab tänases Eestis hoolt loodussõbralikuma maa ja metsamajanduse eest. Me täname Maila Kukk, Kalju Laiapea, Even Raudnagel, Vello Tamm ja Sanna Turu. Eriline tänu läheb Eesti hobusekasvatajate seltsile, Alisandorendile ning Eliisingule. Ning lisaks täname Sanna Turu, Ingrid Randlaht, Ivar Gavrilov, Avo Ruus, Tallinna Ülikooli bänd. Need on siin Madis ja Veidu, Kate Filios, Fire Theater, VG Lampklubi, Allan Villi, Marika Mutter, Krista Raidmets ja Sirje Argus. Me täname ka kõiki hobusjomanikke ning meie meeletult suurt abiliste meeskonda. Ning päris meie etenduse lõpuks paluksime platsile tulla minu Eestimaa hobusshow lavastajad Külli Tere, Tiina Ellermann ning kostüümide eest vastutanu Katrin Iso. Head sõbrad, vaatajad, teeme suure aplausi nendele kolmele noorele naisele, kes selle vaatamängurile kohtu panid. Veel kord suured tänud kõigile, kes hobuetenduse minu Eestimaa sünnile ja pealtvaatajate toomisele kaasa aitasid.